Tere päevast, kallid TV6 televaatajad, teie vaatate Võidustuudiot. Kätte on jõudnud mänguaeg. Mina olen teie saatejuht Kadi. Tutvustan enne mängimist teid ka reeglitega. Mängureegliteks on, et pead olema vähemalt 18 aasta võrra noor või vana. Pidama ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne siia poole maksab 2,50 €, iga siis, kui siin stuudioliinile valita ja keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. All ekraanil jookseb mängureegleid ja kõige paremini on kõigest lahti seletatud meie veebilehele www.voidustuudio.ee. Kontrolli üle, vaadake ka, mis on auhinnafondis. 10 € on juba sinna laekunud ja selle all tähtis telefoni number 9001020. Ülesande lahter on siin ja seal loeb, et leia üks erinev pilt. Number 1, number 2 või number 3. Üks nendest on mingil moel moonutatud pilt ja kui helistad numbrile 9001020, siis ütle palun ainult see number. Milline pilt on teistest erinev? 2 on täpselt samasugust, kuid üks ainukene on mingil moel moonutatud. Nii nunnud imearmsad beebikesed on seal, aga mingisugune apsakas on sees. Kas on taustas? Kas on beebis endas? Ei tea. Tean, et esimene helistaja võidab endale 10 € ja on siis au mäng käima saada. Oled meie esimene võitja selle mängu puhul, selle saate puhul tähendasin. 9001020 tasub vähemalt korra välja valida ja mängud alguse poole siin saates on tunduvalt kergemad. Kergemad nad on kindla peale ja samm-sammult raskemate poole. Oi, minu silmad on väsinud, aga ma tean, et kellegi silmad leiavad üles selle apsaka. Kui on apsakas teada, siis ma loodan, et on ka telefoninumber, kas siis mälus. Peaasi, et valid välja 9001020. Üks vastus on õige. Kas number 1, number 2 või number 3. Kes ütleb mulle seda enda häälega ette, siis sina oled meie saate käima saanud ja 10 € endale võitnud. Esimene võitja. Tegelikult võib-olla te ei tahagi kiirelt mängida, sest seal on nii imearmsad pildid ekraanil. Võib-olla tahategi pikemalt hoida. Aga kes soovib võitu välja endale teenida, siis tuleb ikkagi 9001020 sinna nutikasse toksida ja väike kõne teha. Ainult üks kõne on see, kes selle vooru lahendab ja vastuse variante on siis 1-3. Hallo, kes on õnnelik helistaja sealpool liini? Tervist, tähendab pilt number 1. Pilt number 1 on õige, kuna seal on teine õhupallidest ju ka sinine. Aitäh teile, kenasti lahendatud ja seega saime esimese vooru läbitud. Palju-palju õnne 10 € puhul. Jätkame samas vaimus. Teine voor. Samasugused ehk beebikesed seal, natukene teine laps ja natukene teine pilt küll, aga kes lahendab ära? Seal on nüüd tunduvalt vähem värve. Kes leiab kiire silmaga üle? Kes on meie teine võitja? Ainult esimesele käin premeeringu välja. Kes saab liinipidi ühendust? Nii, seal on nägu siis natukene mäkerdatud. Selline näen ma tavaliselt alati välja, kui köögis olen, aga tema on seal midagi kokkamas, võib-olla küpsetamas. Kui sina seal küpsetad ja samal ajal vaatad neid pilte, võib-olla on see kokkusattumus juhus, aga võib-olla hoopiski märk, et nüüd tasub helistada, sinu korda võita, küpseta endale 10 € sinna kohale. Hallo, kes on meil sealpool õnnelik teine helistaja täna? Aitäh. Tere, mis on meie õige vastus ka? Kas toru pandi ära? Kas te kuulete mind? Oi, toru pandi ära. Ma loodan, et me jätkame seda mängu. Ma loodan, et jätkame. Ei näita vastust, vaid otsime endiselt, milline on see apsakas, kes leiab ülesse. Nii kahju kurb, et võib-olla ei leitud apsakat üles, võib-olla oli selles mure. Aga kui sina leidsid, siis sinule jäeti vastus võlgu sinna. Eelmine helistaja jättis ja seega sinule võimaluse endale võita teise vooru 10 €. On nüüd ikka teine voor? On ikka, jah. Hallo, kes on meid nüüd siis, kuidas võtta, teine või kolmas helistaja? Hallo, kes seal pool liini?
Aine ja pakun pilt 2 ülevalt mütsi. Ots on lühem kui teisel. No nii ta ongi ja mina olen ka ennem tähele pannud, teie olete täpse silmaga seal väga toredasti kenasti ära lahendatud, nii et 10 eurot teie poole teele. Palju-palju õnne, aitäh hea vastusest. Kenasti mängitud, aga nüüd arvatavasti läheb natukene keerulisemaks ja vaatame, mis võlutakse ekraanile. Endiselt beebid meile meeldivad. 3 võrra ka seekord neid ja 1-3-ni, seega ka siis vastuse variante. Minul ei ole tarvis 3 helistajat, vaid ainult ühte ainsat helistajat, kes võidab kolmanda vooru puhul siis 10 eurot endale. Üks vastus, kas siis number 1, number 2 või number 3. Seal on palju värvi ja särtsu sees selles pildis, nii et vaadake hoolikalt, võrrelge neid kõrvuti olevaid pilte. Hinda peale keegi saab hakkama, kes keskendub kõige paremini. Selles on küll tõepoolest apsaka kohti, variante, kus see apsakas võiks olla ikka väga-väga palju. Ja kui on vastus leitud, ära palun enda teada hoia, see on küll suht keeruline ülesanne, aga seda enam anna endast märku enda vastusest. Liini pidi numbrile 9001020. Kes võidab endale? See on nüüd 3. voor, 10 eurot. Kolmandaks võitjaks mängi ennast. Ilma vastuseta pole mõtet helistada, aga kohe, kui on vastus leitud. Hallo, kas teie olete meie 3. võitja, kes on seal pool liini? Janari. Kes see, vabandust? Janari. Nii, tervist ja mis on ka vastus? Number 1, number 2 või number 3? Number 3. Number 3, kontrollime üle, ma nii loodan, et see on number 3. Ei olnud kahjuks, see oli number 2, vähemalt nii näitab ekraan. Mis moonutus seal? Mis moonutus seal siis oli? Keegi kindlasti pani tähele. Kahjuks nüüd esimene apsakas jõudis sisse, aga pole hullu, nii juhtub ka elus, nii ka meie mängude puhul, aga nüüd veelgi rohkem värve ekraanile ja tõepoolest 10 eurot ka sinule, kes arvab selle ära. Ärme apsakaid tee, vaadake vastused, palun valmis. Kontrollige üle ka, kui aeg on. Üks ainukene apsakas on ka selle pildi puhul tarvis üles leida. Kes on kõige kärmem? Kes saab liinipidi ühendust? Tasub vaadata kõik kohad läbi, kuna me ei tea, kus kohas see apsakas on. See võib olla selles lapses endas, see võib olla mänguasjades, taustas. Midagi on moonutatud. Aga keegi leiab üles. Hallo, kes see mõnelik helistaja seekord? Aine pakub number 3. Paremal pool üleval on need triibulised postid. On 3. Ma ei tea, kas te räägite võib-olla eelmisest ülesandeks, aga juhuslikult läks igatahes täppi, kuna number 3 pilt oli küll õige vastus, sest seal oli mingid legod või asjad, mingid klotsikesed. Aga palju õnne igatahes. Ka niimoodi võib juhtuda. Ma ei tea, mis täpselt toimus, aga tundub küll niimoodi, et ma arvan, et Aime mängis eelmist vooru. Kuna siis juba ei tea, läks kuidas läks, aga väga hästi läks ja mulle meeldib nüüd aga reisikohvrid ja nunnud poisikesed seal kohvris. On seal ka mänguasja siis ja tausta, kus iganes on see moonutus. Tahaks öelda, kuhu tasub vaadata, aga ma ei saa ju. Keegi aga leiab üles ja ütle palun sina hoopiski minule ette, millise numbri alt, millisest pildist leidsid mingisuguse apsaka. Number 1, number 2 või number 3 pilt. Ainult üks nendest on mingil moel teistest erinev. Ja mõnede piltide puhul tasub natukene kaugemale minna ekraanist ja vaadata uuesti ja siis võib-olla leidubki kergemini ülesse. Mõne pildi puhul on lausa võib-olla isegi siis luupi tarvis. Nii, seekord leidsin mina üles, aga kallistele vaata, kui sina kordad seda, mis ma oma silmadega üles leidsin, siis käin sinule 10 eurot välja. Kes aga valib 9001020 vähemalt ühe korra.
keegi valis. Hallo, kes on seal valiini õnnelik helistaja meil seekord? Ja tervist, pakun number 3. Number 3 on tõepoolest õige vastus. Kenasti lahendatud, aitäh teile. 10 eurot teile saadetud. Mulle meeldib õiged vastused ja õnnelikud võitjad. Päike särab selja taga ka rahasära on endiselt auhinnafondis. Kui lahendad selle ülesande ära sina kõige kiiremini, siis on see sinu endale võlutud raha välja teenitud. Teeme niimoodi, et natukene rohkem raha sinna 20 eurot sooviksin. 20 eurot. Topelt rohkem raha. Seal on ka palju valikuvariante, kus kohas see apsakas võib olla. Arvutustabel või mis asi see on? On ka seal. Nii, kes ütleb teist kallid televaatajad minule selle vastuse? Kelle häält kuulen esimesena? 20 eurot sinule. Hea põhjus. Kui soovid mängida, siis võid ka raha ka võita. Pole tarvis niisama mängida. Pidage ka meeles, et tegu on tasulise numbriga 2 eurot ja 50 senti on iga registreeritud kõne siia poole. Kuid kellegi kord on võita ka see mäng läbida. Arvasin, et leidsin apsaka, aga ei, ometigi mitte. Aga kui sina leidsid, siis kirjuta kas number 1, number 2 või number 3 üles ja telefoni vali palun 9001020. Üks vastus on õige. 1-3 vastuse variante, kuid helistajaid ainult ühest helistajast piisab. Ainult sinu kõnest piisab, kes lahendab selle ülesande ära. Ilus ilm on väljas küll, aga rahasära tasub ennem kinni püüda. Kes püüab liini pidi meid kinni? Seal on keegi. Hallo, tere päevast, kes on meil õnnelik helistaja seekord? No, ega ei. Hallo. Teie seal teate vastust ka kindla peale mulle öelda. Number 1, number 2 või number 3? Number 1, number 2 või number 3? Võite ka juhuslikult pakkuda, võib-olla läheb täppi. Kas te kuuldel olete muidu? Nüüd peate ütlema paraku vastuse. Mitte paraku, vaid hea võimalus on nüüd öelda. 20 eurot sellega, kui ütled mulle ühe numbri. 1-3 palun. Ma pean arvestama aega. 3, 2, 1. Kas teil tuleb vastus? Ma natuke kuulen häält, aga kas te number 1, number 2 või number 3 pakuksite mulle? Palun. Nii, võimalus läks kaotsi kahjuks. Kahju. Kurb lugu. Aga endiselt näitame vastuse siis. Milline oleks olnud see õige vastus? Ahaa, see on seal pool. Ja, nii number 2 pildis oli siis apsakas. Aga keegi võidab järgmise vooru vähemalt. Meil on nüüd natukene apsakaid sisse tulnud. See on tõepoolest kurb lugu, aga teisipäeviti me teame, et nii vahel juhtub ka elus. Ei ole need ajud järgi jõudnud ega ei ole välja puhanud korralikult ega midagi. Igav nädalapäevaga mitte kõikidel meist, kuna keegi võidab raha ka selle vooru puhul. 20 eurot on auhinna fondis, aga teeme niimoodi, et topime 1 nulli otsa võib-olla lausa. Kas me topime lausa 1 nulli otsa? 200 eurot saame võlutud sinna, 200 eurot. Null pole number, aga nüüd ta on küll, 200 eurot on seal. 20 eurot või 200 eurot, võta endale 200 eurot. 3 pilti ja nendest ainult üks tuleb välja valida. Oma silmadega mingisugune apsakas on kuskil sees. Kui leiad ülesse, vaata, millise numbri pildi alt leidsid selle, kas on number 1, number 2 või number 3. Ja siis vaata sinna auhinnafondi, seal on 200 eurot. Üheainsa vastuse eest, ühekohalise numbri eest. Kui ütled mulle liini pidi esimesena, siis käin välja sinule, kallis televaataja, 200 eurot. See on siis viimane TV6 teisipäevane saade, nii et viimased võimalused võita.
See nädal veel jätkame. Aga viimane teisipäev. 200 eurot auhinna fondis. 9.00.10.20 number tasub mällu panna. Kohe, kui leiad see lapsaka. Anna palun endast kohe märku. Kui tead vastust, siis ainult vastusest ei piisa. Tuleb see liinipidi häälega ette kuulutada meile kõigile. Ja seega võita endale 200 eurot ühe ainsa kõnega, kes toimetab mulle selle ühe kõnekese siia. Keegi, kes on leidnud apsaka ülesse. Ma sirvin ka neid pilte mitmuses ikka. Igasugu värve ja klotse ja taustal ka igasuguseid asju riiulitel. Vaadake kõik pildid hoolikult läbi ja võrrelge neid kõrvuti olevaid pilte. Sel moel arvatavasti on kõige hõlpsam üles leida need moonutused. Tähendab, ainult üks moonutus on ju. Selle ülesande puhul ainult üks moonutus. Keegi leiab üles, aga kes on see meie keegi, kes võidab endale 200 eurot? Ei saa hingerahu. Kui me võluksime rohkem raha juurde auhinnafondi 250, sinna sai võlutud kallid televaatajad. Nüüdseks on sinna võlutud juba 250 eurot. 250 iga registreeritud kõne siia poole, kuid 250 eurot on auhinnafondis. Ainult üks number tuleb liinipidi sinul ette öelda siia. Ühekohaline number ja vastuse variante on 1-3. Kas siis number 1, number 2 või number 3. Aga meie telefoninumber siia võidustuudiosse ehk võiduliinile on 9.00.10.20. Vali see number vähemalt ühe korra valmis, kui soovid 250 euro jahile kaasa jõuda. Vähemalt ühe korra tasub helistada, oskused proovile panna. Üks kõne on see, millega keegi võidab endale 250 eurot. Apsakas, kus sa ennast peidad? Asi võib olla tõepoolest taustas või beebis, asi võib olla detailis, võib olla värvis, võib olla klotsis, võib olla, ei tea, vastuse variante on palju. Aga sinu töö ei ole tarvis ette öelda, milline on see apsakas. Tore on küll kuulda, kui ütled ka selle ette, aga peaasi, et ütled selle ühe ainsa numbri, ühe kohalise, number 1, number 2 või siis number 3. 1, 2 või 3. Milline on õige vastus? Ja isegi enda nime pole tarvis öelda, kui ei taha. Kui aga on soovi, siis kindla peal oleks tore üle ka kuulda, aga enda nime ja kust oled pärit, neid ma küsin tavaliselt, aga ei ole tarvis öelda. See on vabatahtlik. Ainukene kindel asi on, et sinul peab olema vanust, pead meeles pidama, et tegu on tasulise numbriga ja vastust nõuame ka. Kui on soov võita, siis olgu ka vastus, palun just see õige. Kas siis number 1, number 2 või number 3? Üks nendest on ometigi õige. €250 endiselt auhinnafondis vilkumas. Aga mis te arvaksite, kui me klopiksime kannaga rohkem raha juurde? 280 eurot sinna. Kas sai 280? Sai. Ikka sai. Sai ja saab kosta 280 euroga. Kena summa. Kes teenib selle endale ühe ainsa kõnega, ühe ainsa numbriga, ühelt ainsalt numbrilt 9.00.10.20. Ja number olgu valmis, number 1, number 2 või number 3. Igaks juhuks võid üles kirjutada, kuna võib-olla otse-eetris ununeb ära. Väga lihtne asi, ühekohaline number, aga ma võin öelda, et tõepoolest siin ununeb nii üks kui teinegi asi ära. Endal vähemalt pidevalt ja olen ka tähele pannud, et vahel ka teil. Ja siis on kohe kuulda, kui teil on vastused olemas, kui te soravalt ette loete. Nüüd küll on väga hõlpsa vastusega selles mõttes tegu. Keeruline on seda leida, aga kerge meeles pidada, sest see on ühekohaline number. Seda me ju teame, ei ole mingit muud asja tarvis teada.
ainult number öelda ja kõik tähtis info küsitakse kõikidelt võitjatelt nagunii produktsiooni poolt tagantjärgi üle, nii et peaasi, et jõuad selle ainsa ühe numbriga siia. Ja kui küsin, kes sa oled, siis muidugi oleks rõõm kuulata. Kellega räägin, aga pole tarvis öelda. 280 eurot on auhinnafondis. Tuletan meelde. Palju detaile on pildil. €180. Seal ta vilgub. Mida teeksid sina sellega? Milliseid unistusi täide viiksid? Suvel võib olla midagi. Mina siin suu ammuli vaatan, aga ei leia vastust. Kes küll on leidnud, on õnnelik. Ma ei usu, et keegi on veel üles leidnud, aga võib-olla on. Imesid juhtub. 300 eurot igatahes auhinnafondi. Selle võrra ahvatlevaks teeme selle pakkumise. 300 eurot sinna auhinnafondi, palun. Kena summa, 300 eurot. 9-0-10-20 numbrilt võid siin enda omaks kinni püüda, välja teenida. Kes mängib ennast võiduni välja? Mängumaa on siin. Sina võid kasutada sõna töömaaga. Lapsed on pildil, aga lapsed võivad ka kaasa mängida, kuid otsused langetavad ainult täiskasvanud, nagu ka üleüldse elus muidugi, aga ka kõned teevad ainult täisealised. Jätkame samas vaimus, hästi on läinud, tublid olete. Aga täna meil on apsakaid jõudnud ka saatesse, nii et palun olge nüüd väga-väga hoolikad, kuna 300 eurot on suur summa, et see kaotsi lasta. Vahel siin juhtub, et keegi helistab ja siis on kurb kuulda, kui tal ei ole vastust. Ainult siis tasub helistada, kui on vastus valmis vaadatud. 9-0-0-10-20 numberi. Kohe siis valmis valida, kui on vastus olemas. Alles siis helista. Vaadake palun seda vastust. Kus kohas see paikneb? Otsige ülesse. €300 vilgub, pakuks huvi küll, aga kallistele vaata, sinul on võimalus näpud külge äärda sellele, kui võtad telefoni kätte ja toksid sisse 9-0-0-10-20 vähemalt ühe korra. Siis on 300 eurot loodetavasti peatselt sinu oma. Kui sul on õige vastus, siis oleks see tegelikult hoopiski väärt 330 eurot, kuna meie taome sinna raha juurde veelgi. Kui mahub 330 eurot sinu rahakoti vahele, siis palun väga, pakkumine on seal. Aga apsakas, vaata number 1 pilt, number 2 pilt ja number 3 pilt kõik korda mööda läbi ja võrdle neid omavahel ka. Mina juba mõtlesin, mida 330 euroga pihta hakata. Ma juba mõtlesin Pärnu reisi ja mida kõike siin jõudnud mõelda. Pontsikuid sööma sinna. Näm. Pontsikuid saab küll, kirbukal võid ka laristada, võid ka maksta arveid. Aga kui on mänguvaim sees, siis pidage meeles, et võita võib siit saatest ainult helistades. Ja ainukene õige number on ju teada tuntud 9-0-0-10-20. Ma loodan, et keegi nüüd kindla peale on leidnud õige vastuse ja palun kontrollige üle, et see on kindla peale just see number. Ma ei soovi enam ühtegi apsakat, kuna auhinnafond on kerkinud priskeks. 330 euroni on juba kerkinud teine. Oi. Ühte ainsat helistajat ootan siia, kes on meie teisipäevane TV6 võidustuudio võitja. Peauhinnafond vilgub.
330 eurot vilgub seal. Keegi püüab endale. Ainult vastuse vastu vahetan välja. Tuleb oma töö ära teha. 3 pilti hoolikalt üle vaadata, võrrelda, otsus langetada ja endast märku anda. 9.00.10.20. Kuna 300, vaatame kui palju saame ka teada, rohkem ma soovin sinna 350 eurot. 350 eurot on auhinnafondis kuulutus. Kes püüab endale, kes mängib enda võiduni välja. Vastuse variante on ainult 1-3, seega väga hõlpsaks tehtud. Täna võib-olla isegi polegi tarvis üles kirjutada. Täna on nii väike number, et võite käe peale kirjutada, siis on kindlasti käe pärast võtta. 350 on selline summa, mis on loodetavasti peatselt sinu rahakoti vahel. Kui sul on vastus teada ja vanust ka, siis mängu õnne. Kes valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast? Keegi selline, kellel on 350 eurot tarvis. Vastust tarvis nüüd siis valmis vaadata ja siis, kui on see valmis vaadatud ja kõnekene siia tehtud, siis võid juba mõelda, mida valmis vaadata, mida osta on tarvis. Täna see raha teile ei laeku, aga tuleb nagu palk järgi. See on kindel ja kindel on ka see, et see apsakas seal ühes pildis kindla peal on. Ma tean, et päris mitu inimest kindlasti teist helistajatest on juba alla andnud, kuna see on nii keeruline. Seal on variante väga palju, kus see apsakas võib paikneda. Ainult ühte vastust on tarvis teada, ühekohalist numbrit. Aga kallid televaatajad, kui pakuksin välja teile 370 eurot, kas siis leiaksite vastuse? 370 eurot. Võtke või jätke, aga püüdke kinni. Vaadake vastus valmis ja andke endast märku. Mina siin vapralt ootan juba, keda saan premeerida. Need otsused teete küll teie, mina sinna mõjutada ei või, kui ainult hoida mänguvaimu teil sees ja premeeringud välja käia. Aga teie teete need kõned ja teie teete otsused ja vaatate ka need vastused. €370 eurot. Just sellel hetkel ise mõtlen küll, et oleksin kuskil, mina oleks lihtsalt magama, kui oleks kuskilt voodi saaks osta 370 euroga, siis ma tassiks siia voodi ja vaataks, siis kui keegi leiaks selle vastuse, siis keegi ärataks mind ülesse heliseva telefonikõnega. Keegi ju valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast ja sinu hääle peale ärkaksin üles ja kohe ütleksin ära, milline on õige vastus. Premeeringu soovin välja käia, aga vastutasuks on seda ühte ainsat ühekohalist numbrit tarvis. 1-3 on vastuse variante. Lihtne. Selles mõttes, aga pilt iseenesest ei ole lihtne. See on väga keeruline, lausa keeruline. Hakkasin ütlema kerge, aga ei keeruline ta on. Kuna värve on palju, detaile on palju ja siis loomulikult kõik, kellel meil lapsed ei meeldiks. Seda on ju nii raske jälgida, kui nime nunnud seal tüdrukud pildi peal siis, ja veel 370 eurot vilgub ka, siis kes suudab keskenduda detailidele? Keegi suudab, kellel on hea keskendumine. Seda soovin teile kõigile. Head keskendumist. Ja ilusat elu, eriti sinul, kes on peatselt 370 eurot rikkam. See saab sul automaatselt olema siis parem elu, aga soovin kõigile head elu, head päeva ja ilusat suve. Teate, kallid televaatajad, nüüd saame siia meie viimase pakkumise 400 eurot sinna kannaga. 400 põks raha sinna, see on meie viimane pakkumine. Viimane pakkumine tähendab, et raha enam juurde ei saa ma võlutud. Auhinnafond on maksimi kasvanud, juba kerkinud. See on kena summa. Ühe ainsa vastuse eest välja käia, ühekohalise numbri eest 1-3 variante. On see siis 1, 2 või number 3. Ütle mulle palun see vastus ja teeni endale selle ainsa ühe vastusega 400 eurot. Täpselt 400 eurot on laekunud auhinnafondi.
kelle raha see on? Kes helistab? Kes võidab? Kes peatselt ka laristab seda summat? Hakka juba unistama, mida pihta hakata sellega, näiteks suvel. Jäätis saab päris mitu liitrit, mitukümmendki võib-olla. Jäätist oleks hea ise teha. Ei ole teinud, tegelikult lapsest peast olen, aga ise küll ei oska. Jäätis on hea, ilmad on soojad ja 400 euroga saab terve hunniku. Terve suve jäätised saad kätte 400 euroga. Mõelge sellele. Iga päev pole suhkrut hea süüa, aga samas suvi on lühike aeg ju Eestis meil. 9-0-0-10-20 on piisavalt lühike number, et pähe jätta. Õnneks mul on häbimüts peas. Kui ma ei oska rääkida, siis ma tõmban selle nuka endale ette ja häbenen siin. Aga sina ei pea häbenema, kui teenid endale 400 eurot. Peaasi, et tead öelda mulle selle ühekohalise numbri. Millise numbri alt leiavad sinu silmad ülesse mingisuguse moonutuse? Ainult ühes pildis on selline mingisugune apsakas sees. Midagi on muudetud, kas siis selles imikus endas või taustas või klotsides. Kes leiab ülesse? Oled ainult ühe kõne kaugusel, et endale võita 400 eurot. 400 eurot. Üheksa, 0, 10, 20. Keda ootan? Ainult teid, kes helistate. Ainult teid. Ainult teil on võimalus nimelt võita. Terve see auhinnafond enda omaks teenida. Ühe ainsa vastusega, ühe ainsa kõnega, kuid korduvalt võite ka välja valida 9, 0, 10, 20, siis on paremad võimalused liinile saada. Kuid me ju teame, et ühe ainsa kõnega keegi selle võidab. Nii on ka varasemalt juhtunud, nii ka tulevikus, kuid lihtsalt, et paremad võimalused on saada liinile, kui mitmeid kordi proovida. Oi, minul hakkab vesi siin otsa saama, nüüd on küll kurb lugu. Kraani pole ka lähedalt võtta, aga mul on seal tühju pudeleid peaaegu. Ühes saaks kallata veel, aga keegi kallab enda rahakotti hoopiski 400 eurot peatselt. Mina kallan vett. Mull. Soojad ilmad ja ongi tarvis kogu aeg ka meeles pidada, et vett on tarvis juua ja kui te elate kuskil maakohas, pange ka siilidele vett ja loomadele. On ka mesimummidel vett tarvis. Mett neil on, aga vett on ka tarvis. Kõikidel on tarvis vett. 400 euroga saab aga ka kõike muud. Ükstapuha. Mida? Limonaadi või piima või bensiini, ei ärge bensiini küll jooge, aga tähenda nagu kütuse mõttes. Mina olen liiga väsinud. Aga mitte nii väsinud, et ei viitsiksid lennutada 400 eurot sinu poole teile. Sellest saaksin energiat ka mina. Anna mulle palun põhjus seda teha. 400 eurot sinu poole teile saata koos sellise ilusa kena päiksega. Ei oska rääkida, natukene aega olen vakka. Nii te loodate, vaatame, kuidas välja kukub. Aga 400 eurot peatselt kukub sinu rahakoti vahele. Kui sul on õige vastus ja jõuad esimesena liini pidi siia numbrile 9, 0, 10, 20. Üks ainukene lahendus sellele on. Üks ainukene kõne on tarvis teha. Ühel ainsal helistajal on tarvis teha üks ainukene kõne ja üks ainukene number öelda. Mitte midagi muud ei ole selles kõnes tarvis öelda, mitte midagi muud. Isegi kui ma küsin midagi muud, aga ütle mulle palun ainult üks number ja sellest piisab. Kuna kui võidad, kõikide võitjatega võetakse ühendust nagunii.
Peaasi, et otse-eetrisse jõuab õige vastus. See on kõige tähtsam. Muidugi ka see, et sinul on vanust ja tead, et tegu on tasulise numbriga. 2 eurot 50 senti on iga registreeritud kõne siia poole, kuid 400 eurot on väga ahvatlev pakkumine seal auhinnafondis juba. Vilgub. Aga keegi püüab selle endale, siis ta enam peatselt ei vilgu ja keegi on viinud võib-olla siis vaikselt sinu raha juba nina alt ära. Kui aga tegutsed nüüd, siis teeme vastupidi. Vii hoopiski sina see võit endale koju kaasa. Liini pidi saab see toimuma numbril 9001020. Kell tiksub. Peatselt saab mänguaeg läbi, seega meie teisipäev. Siis on meil ainult 3 päeva veel aega mängida. Kurb lugu. Aga 400 eurot on auhinna fondis endiselt, see on meie viimane pakkumine ja peatselt saab ka mänguaeg läbi ja seega arvatavasti muutub tekst siin. Ei tea, 400 eurot igatahes keegi püüdku endale. Viimane võimalus on tõepoolest kätte jõudnud, kuna kell on selle võrra kaugele jõudnud ja nüüd on tarvis vastus valmis vaadata. Ootan, kelle häält kuulen järgmisena ehk keda premeerin. Kui apsakad sisse ei tule, siis käin välja sulle sinu enda välja teenitud 400 eurot. Selle puhul ma usun, et apsakad sisse ei tule. Kui vastus on vaadatud hoolikalt välja, siis ma usun, et apsakad sisse ei tule, kuna ainult ühekohaline number tuleb öelda. Mitte midagi muud pole tarvis meeles pidada. Kui juba liinile saad, siis ainult ühest ainsast numbrist piisab. Kõik tähtis küsitakse tagantjärgi üle, aga vastus peab jõudma otse-eetrisse, peame jõudma üle kontrollida ja sinule õnne ka veel saan soovida. Ootan sinnamaani. Ootan pikki silmi, kes võidab endale, kes teenib endale raha. Kes teenib. Oi. Hakkas haigutamine juba tulema, aga ei, mul on töö pooleli. 400 eurot vilgub seal. Sina ka vapper nägu ette, vastus ka kuskile paberile ette kirjutada ja siis toksi telefoni 9001020, ütle vastus katte siia liini pidi. Siis on võit käes, kui see on õige vastus. 1-3 on vastuse variante ja seega tegelikult võiks lausa suvaliselt juhuslikult pakkuda, aga see pole kuigi mõttekas. Mõttetu on nii teha, kuna õige vastus on võimalik üles leida lihtsalt sirvides neid pilte, tegelikult hoolikalt vaadates, võrreldes omavahel neid ja leides üles mingisugune apsakakene. €400, mida kõike head selle eest küll saaks? Ninnu-nännu. Nojah, pontsikuid, sõõrikuid, ninnu-nännu, muud polegi tarvis elus. Natuke armastust ja ninnu-nännu ja pontsikuid, sõõrikuid ja vett kindlasti ka mõnda muud asja, loodust. Ilma loodust ei saaks keegi hakkama. 400 eurot vilgub endiselt seal, kell aga tiksub, seega oled sina jõudnud lähemale oma võiduli. Peatselt on võit sinu käes. Kui teed hea töö ära ja õiget vastust ka oled juba jõudnud valmis vaadata. Viimane võimalus. Viimane võimalus, tekst on tõepoolest ekraanil ja seega on meie saateaeg peatselt läbi. Kes võidab meie viimase teisipäevase peaauhinnafondi TV6. Võidustuudio ootab sind siia liinile numbrile 9001020. Kes ütleb mulle selle vastuse? Kui läheb täppi, oled sina 400 eurot endale teeninud. Ainult ühele ainsale helistajale saan selle välja käia ja need otsused langetate teie ise, kas otsustate mängida või mitte, aga kui kunagi varem pole mänginud, siis proovi täna oma õnne.
Ülesandeks on siis tuleb leida ainult üks apsakas. Üks apsakas on ühes pildil. Ühel pildil on apsakas. Ja kui leiad selle ülesse, siis vaata selle pildi üleval pool on numbrid, number 1, number 2 ja number 3. Ja kui tead öelda, millise pildi all oli see mingisugune apsakas, siis palun teata endast liini pidi numbrile 9 00 10 20. Ütle ka minule see vastus ette ja teeni sina endale peauhinnafond, mis seal vilgub, selleks on 400 eurot. Üks ainukene õige vastus seal on. Mina andsin alla, aga sellega ma ei lepi, et sina alla annad. Kui soovid võita, siis palun ära alla anna. Mina lihtsalt tean, et mina sellega võita ei või ja mul keskendumine on täna nullis. Aga sinul ei ole 0 võimalust, vaid 400 eurot on võimalus võita ühe ainsa kõnega. Seega palun vaata hoolikalt, võrdle neid kõrvuti olevaid pilte ja kui juhuslikult või pingutades, mis iganes leidsid selle vastuse ülesse, siis teata sellest. Oled ainult ühe kõne kaugusel, et endale 400 eurot võita. Oi. 400 eurot on suur raha. Aga kes selle endale teenib? Viimane võimalus, kallistele vaataja. Kui ei ole vastust veel leitud, siis küsi kuskilt abi võib-olla. Võib-olla tuli keegi koju või naaber koju. Kutsu korra külla, ütled, vaatame koos ja luba talle midagi pärast hiljem välja teha. Ja kui jääb rahast üle, siis veel loomade varjupaika võib annetada või kuskile mujale, kellel tarvis. 400 eurot on endiselt, seal ta on vaba raha, otsib omanikku. Ja meil hakkab mänguaeg läbi saama. €400 saab nii üht kui teist. Ma mõtlesin, et kui palju klotse saaks kirbukalt osta sellega lastele. Päris palju. Või mänguasju üldse. Üks ta puha mida. Kirbukad on paradiisid. Aga jah, parimaid asju elus raha kosta ei saa, aga nii mõnegi unistuse võib ikkagi täide viia. 400 eurot, sealt on. Teisipäevane võitja, kus oled sa meil, kus peidad ennast? Kui veel pole helistanud, siis proovi, pane oma oskused tööle ja õnn ka. Ehk täna on just see sinu päev, 27. mai. Teeni endale natukene raha välja, taskuraha suveks. Ühe kõnega keegi teenib selle summa endale, ühe ainsa kõnega, kuid võite ka korduvalt välja valida 9 00 10 20, siis on paremad võimalused liinile saada ja võite ka korduvalt võita sama saate jooksul. Kui võitsid varasemalt väiksemaid summasid ehk väiksema summa, siis osale ka siia. Sellele voorule paneme oskused proovile ka nüüd. Kõikidel on samasugused võimalused, kuna keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Mida enim kõnesid, seda paremad võimalused, kui teed aga tõepoolest ühe ainsa kõnega keegi võidab. Kui vastus on õige ja sinul vanust ka, vähemalt 18 aasta võrra nõuame elukogemust. Oled sa siis kas või kuninga kass, aga peaasi, et on vanust 18 aastat. Minu kass saabki sai täna 10-aastaseks. Ostsin talle juba kiisutorti. Ja siit ma sammungi oma kiisu sünnipäeva veetma, aga enne seda premeerin sind 400 euroga. Sina veda, eks ta puha kelle sünnipäeva või mis iganes pidu pead, lusti lillepidu seal, aga peaasi teenid välja. Ma loodan, et on vajalik see summa. Vastus on vähemalt kindla peale vaja olla. Tarvis on vastust. Ja kui veel ei ole, siis on natukene hetk aega veel vaadata. Mänguaeg hakkab läbi saama küll, aga hetke saad veel piiluda neid pilte seal.
Oho, nüüd pritsis vett lause silma. Miks ka mitte? Vabandust. 400 eurot. Puhudes tahtis see tulla sinu juurde see 400 eurot, kui hakkasin ütlema siis. Olgu see märk, et sinu kord on helistada teisipäevasel päeval võita endale TV6 võidustuudiost ühe ainsa kõnega peaauhinnafond, milleks on 400 eurot juba. Rohkem see sellest ei kerkigi, mänguaeg hakkab läbi ka saama. €400 on endiselt seal, kallid televaatajad, ja kellel on soov endamaks võita, siis ainult helistades numbrile 9001020 on see võimalik enda omaks välja teenida ehk võita. Vabandust. Üks vastus on õige. Ühe ainsa helistaja poolt öeldud vastus, mis jõuab siia liinipidi võidustuudiosse. Sina oled meie tänane peaauhinnafondi võitja, kohe peatselt saab ka mänguaeg läbi, kuna seierid tiksuvad ja kell püüab juba õhtut kinni. Seega meie viimane teisipäev hakkab läbi saama ja homme, ma loodan, et homme mängite siis TV3-ga hommikul 9-10 ja päeval ka järjekordselt TV6 2-3. Ootan teid mängima, aga nüüd ootan oma võitjat siia liinile kohe peatselt, kuna mänguaeg saab läbi, kell püüab õhtut kinni. Õnneks häid saateid tuleb teil nii TV6 kui TV3 ka, aga nüüd on see kõige tähtsam hetk. Võita endale ühe ainsa kõnega 400 eurot, selle võrra, 400 euro võrra. Iga sõrme kohta käin välja sulle sotaka, 100 eurot. Teeni endale palun 400 eurot ühe ainsa kõnega, ühe kohalise numbriga. Numbrilt 9001020. Selle numbri alt on võimalik võita, kui oled sina see, kelle häält kuulen. Pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga, kuid võit on veelgi parem, kui raha välja jagamine, 2,50 € pead välja jagama, aga 400 eurot endale sisse toome. 400 eurot seal ta vilgub ja ühe ainsa kõnega endiselt kellegi oma. Nii, saataeg hakkab läbi saama. Ma arvan, et ma võin juba kingaki jalga vaikselt panna siin. Minu tuleb naeratus näkku, kui ma vaatan 400 eurot ja siis ma mõtlen, et keegi seal teeb teist just oma seda kõnet siia. Ja nüüd mõtlesin, et kellegile ju kohe saadan selle välja. Ma mõtlesin sinu naeratuse peale. Peatselt on naeratus sinul näos. Ma loodan nii. Mängige hästi. Mängigu keegi võiduni välja ennast. Mina topin juba kingad jalga, kuna ma olen valmis premeeringuks siin vaikselt ka juba. Saataeg hakkab läbi saama, seega teisipäev. No nii, läks jalg. Oleks kompad, võiks lihtsalt lükata varbotse ja välja paterdada siit, aga ei. Kingad on jalas, aga 400 eurot on välja lennutamata. Sinul vastus, ma loodan, et olemas. Mängu lõpptekst jõudis ekraanile, seega kallis televaataja, nüüd on asjaga kiire. Nüüd on tõepoolest selle võrra kiire, et peaks lausa mütsi maha võtma, aga ei võta ka. Käin hoopiski välja 400 eurot. Kingad panin juba jalga, asjaga on kiire. Ma lähen ju oma kassi sünnipäeva veetma, 10 aastat sai täna täis. Palju õnne mu lapsekesele, karvapallikesele. Tegelikult, kui on laudas sündinud kass, ega sellest ei teagi, kui palju seda vanust tegelikult on. Minule ta tuli alles alla 2-aastasena, aga laudas ei tea. Mina olen otsustanud, et see on 27. mai tema sünnipäev, aga ei tea, mis päev tegelikult on, aga tean, et täna saab tema torti, kasside torti. Sina võid enda lemmikloomale või lastele või endale osta 400 eurot. Poputage ennast, kuid teisi ka. Olgu teil maailma parim suvi siis kõigil ja täna ka edukas mäng. Ja seega kellegi omaks peatselt 400 eurot. Kena rahas ära.
kellele saadan päikest kaasa ja pakin 400 eurot. Kelle poole lennutan, kes teeb oma kõne siia poole kellegile sinule, saab see välja käidud. Sinu enda välja teenitud raha. 400 eurot. See on see kellaeg, kui ma hakkan plaksutama siin niimoodi. Kuna ma olen õnnelik, ma tean, et kohe peatselt on see õige aeg. Palun vaadake juba need vastused, kuna kell tõepoolest tiksub ja mänguaeg saab läbi. Järgmisel korral alles homme hommikul TV3 9-10. Mängime jälle homme TV6 2-3 ka. Siis ongi viimased päevad läbitud ja nii olete teie siis oma suvekallal seal ja nii ka kõik me muud. Aga keegi naudib 400 eurost suvel. Keegi võib osta kas iga päev jäätis sellega. Kes teenib endale? Kes mängib mängumaa on siin veel pooleli. Kui on vastus, aga pole veel helistanud, siis proovi täna ühe korra. Eilne võitja, kui ma küsisin, kas oli esmakordne kõne või oli see eile, vist oli võidukõne see peaauhinnafond, siis tema proovis ainult ühe korra. Kuigi ma tean, et paremad võimalused on mitmeid kordi proovida, aga ühest ainsast kõnest tõepoolest võib piisata. Nii on mitmeid kordi juhtunud. Proovi ühe korra täna, 27. mai. Eriti kellel on sünnipäev, mina teeksin küll endale, kui mul oleks täna sünnipäev. Sellise kingi, mul on alles suve lõpupoole, aga teil, kui kellel on täna, siis teeni endale 400 eurot. Üks vastus on tarvis vastutasuks, ainult üks vastus, ühekohaline number. Numbrile 9-0-0-10-20 on tarvis toimetada liini pidi sulle sinul siia otse-eetrisse võidustuudiosse. Keda premeerin kohe peatselt saab saata aeg läbi. Nüüd tuleb leida üks ainukene apsakas, võrrelda kõrvuti olevaid pilte. Keegi saab sellega hakkama, usu endasse, usu täna, usu ka homme, ülehomme ja nii edasi, alati. Endasse kui ka teistesse ka. Siis on maailm lihtsam koht elada meil kõigil. 400 eurot, see teeb ka elu kergemaks, lihtsamaks, ma usun. Aga pidage meeles, et tegu on tasulise numbriga 2 eurot 50 senti ka registreeritud kõne siia poole. Aga jah, rahasära tõepoolest on 400 euro võrra auhinnafondis. Mulle meeldiks juba välja lehvitada, lennutada seda sinu poole teele saata koos igasuguste taevastega ja päikstega ja mida kõike. Mida kõike võimalik kaasa pakkida, rõõmu ja õnne, aga õnne on ka tarvis, et siia liinipidi ühendus saada. Keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Üks ainukene kõne võidab endale, üks ainukene kõne, kes teeb selle, võidab endale 400 eurot. Millal teed selle kõne? Sellel pole vahet, keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Aga peaasi, et selle ühe ainsa kõne teed, see on tähtis, see on oluline. Kui on soov võita, siis tuleb töö ära teha. Mitte pooleli jätta, mitte miskit. Kui on vastus, siis on poolik töö. Seega, läbi see töö lõpuni välja. Valiga välja 9-0-0-10-20. Üks number on tarvis öelda, üks ühekohaline number. Ühest kolmeni. Ühest kolmeni on ainult vastuse variante. Kui soovite mitte pilti vaadata ja kergelt läbida selle, siis võite ju üllatada ennast juhuslikult pakkuda, aga nii mina küll ei mängiks. Kuna 400 eurot on mängus, siis tuleb olla hoolas. Saate lõpptekst on seal küll, aga mõni minut on veel aega. Mõni minut on veel aega, siis saab mänguaeg läbi. Kelle poole lehvitan raha kohe peatselt. Niimoodi, 400 eurot. Kes teenib selle endale? Ainult üks kõne on tarvis. Ainult üks helistaja on minul tarvis. Minul on tarvis kuulda ainult sinu häält, ainult ühe ainsa helistaja häält. Sellest piisab, kui sinul on üks vastus. Ühest kolmeni on vastuse variante. Asi on lihtsaks tehtud. Pilt on keeruline küll, aga küll on keeruline pilt, ma tean. Aga 400 eurot on samas päris hea hõrgutis seal. Kindlasti süstib mänguvaimu sisse. Hetk on aega mängida, kohe peatselt saab saata aeg läbi ja müts maha, viimane teisipäev.
Viimane teisipäev, aga homme on kolmapäev ja mängime uuesti. Uued summad, uued mängud, aga täna nüüd keegi kohe-kohe peatselt võidab endale 400 eurot. 400 eurot üks helistaja. Sinu kord on võita. Ühe ainsa kõnega. Kui vastus on õige, siis ainult ühe ainsa kõnega. Keegi võidab endale terve auhinnafondi 400 eurot. Kas me saaksime kellakesega siia kuskile? 1,5 minutit saime, käima ka 3, 2, 1, 0. 1,5 minutit on käimas, kallid televaatajad, nüüd tuleb tegutseda. Selle aja sees tuleb vaadata kindla peale vastus, kuna selle aja sees saab ka mänguaeg läbi. Ja seega 400 eurot on tarvis välja jagada, mitte tarvis, vaid rõõm ja au seda teha mul kellegi poole, kes valib 1 minuti ja 18 sekundi jooksul. 9, 00, 10, 20 välja. Meie stuudioliin number, oluline, tähtis number, pane see kas või mällu, ehk jõuad ka korduvalt välja valida. Siis on paremad võimalused liinile saada, kuid üks kõne on tarvis teha. Üks võitja on tarvis leida, ole see täna sina. Olgu see teisipäev sinu oma 27. mai. TV6 Võidustuudio ootab kelle kõnet, sinu kõnet, kes otsustab täna võita. Peauhinnafond vilgub endiselt ja viimane minut läks käima nüüd. Nüüd on viimane minut 1:00 seal jooksmas. 400 eurot aga vilgub, saate lõpptekst vilgub ka ja asjaga on väga kiire. Nüüd hakkan sammuma siit välja. Oma kassi sünnipäeva lähen veetma ka keda, kallid televaatajad, keda saan meil premeerida? Keda mul on au premeerida? Kelle häält kuulen järgmisena? Vaadake palun vastus. Vastuse variante on ainult 1-3. Mitte midagi muud pole tarvis öelda. Kõik tähtis info küsitakse tagantjärgi üle kõikidelt võitjatelt, kuid ainult üks number, ära nii häbelik küll ole, et seda öelda ei julge. Otse-eeter, asjad ununevad, aga ainult ühe kohal number, küll see meelest pead seda meeles, ma loodan nii, aga pidage ka meeles, et 35 sekundit on kellas aega. Ja auhinnafondist 400 eurot. Selle aja sees keegi võidab, ma loodan nii. Kui on õige vastus ja jõuad liinile, siis oled see sina. 28 sekundit on kellas. Käisid üles, kuna töö tegemiseks läheb, mul on see lemmik hobi ju pooleli seal. 400 eurone välja lennutamine. Oi. 19 sekundit on kellas aega, kallid televaatajad. Nüüd tasub tegutseda. Kas otsustasid kõne teha? Veel jõuad mõelda? Mõelda ei jõua tegelikult, vaid välja valida. 9, 00, 10, 20. Üks kõne on väärt 400 eurot, kui vastus on õige, kui saad liinile esimesena. 9 sekundit, 8 sekundit. Nüüd on 7. Kes jõuab liinile, kes valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast, kes on meie tänane peauhinnafondi võitja. 1 sekund ainukene on seal kellas aega, nüüd läks kell 0. Kuid nii kaua, kui ei ole helisenud stuudioliini, pirin-tirin helisenud pole, nii kaua on ka sinul võimalus võita. 400 eurole enda näpud külge ajada. Numbrile 9, 00, 10, 20 helistades veel jõuad. Nüüd aga lõpeb kohe saataeg ära ja sinu kord on öelda mulle üks number. Aga kes valib välja numbri 9, 00, 10, 20 veel jõuate tegutseda nii kaua, kui heliseb stuudioliin. Siis on võimalus kaotsi läinud. Siis on võitjaga ühendust saadud. Oi, ilusat päeva jätku teile, kallid televaatajad. Olgu ilus ka täna teil. Homme näeme jälle, aga nüüd on võidukõne aeg. Alusta palun kohe oma vastusega. Vaatame, kas jääb aega edasi lobiseda. Peaasi, et jõuad öelda mulle ühe numbri ja me jõuame üle kontrollida ja veel premeeringu ka siit niimoodi sinu poole. Ilusate soovidega kaasa teile saata. Kes ütleb mulle 400 eurose vastuse? 400 eurot on väärt see vastus. Oi, ma ei jõua ära plaksutada. Palun helistage juba, siis võib päriselt ka plaksutada ja palun kilka või hõiska, kui oled õnnelik. See oleks rõõm kuulda. 9, 00, 10, 20. Ootan, kallis televaataja, sinu kõne. Palun ütle mulle ühekohaline number. 1-3. Hallo, mis on meie õige vastus täna? Number 2. Number 2, ma nii loodan. Kas see on õige? See on õige vastus. Seega teie võitsite endale 400 eurot. Palju õnne. Palju õnne. Teie võitsite. Kes olete? Kust olete pärit? Olen Käroli ja olen Tapalt. Käroli Tapalt. Palju õnne. Kas oli esmakordne kõne? Ei ole, ma helistasin 5 korda. 5 korda, aga 5 kord oli siis nagu 5 täht ja 400 eurot võitsite. Palju õnne veel ja ilusat päeva jätku kõigile. Tšau, mängime homme jälle. Tšau.